Valmis, räägime. Nii, räägiks siis vähe talikalastusest. Mis selle jaoks vaja läheks, et seda saaks harrastada täiel rinnal ja mõnuga. Number 1 on siis kindlasti vastavad riided. Nendeks on siis kombed. Kombed jaotavad oma järgi veel 8. Tavakombe on päästevestiga. Ja pluss siis veel on üheosased, on kaheosased. Päästevestiga üheosased vestini vana head V6, V4, millel on siis see päästevesti osa sees. Seda ei kasutata ka ainult talvel, seda võib ka näiteks paadisõidu ajal, ta on päästevesti ees ja tuult pidavad. Siis legendaarne tavakombe ilma päästevestita meil hetkel, mis on enim müüdud, on Westin V4, kaheosane, traksid üle selja ulatuvad kütt. Läheme edasi. Kindlasti peaksid olema korralikud kindad, et käed ei külmeta. Kas siis on, millel käivad labakud ära ja sõrmed paljad või siis kui oled sikuski mees, siis sõrmed paljad polegi vaja. Võid siis lihtsalt labakutega püüda. Kindlasti head soojad mütsid, et tuul kõrvad peast ära ei pühi. Siis on ka villased kindaid, termosokid. On veel tänapäeva moes, kui nii saab öelda, kanda mütsi, nokamütsi peal, et mina kui paadunud nokamütsi fanast, neid on oma jagu, siis kui väga käredat pakkas pole, siis mul on selline variant, et mul on autos alati võtta selline müts, tõmbad sama selle nokamütsile peale ja on sul kael kaetud, kõrvad kaetud ja oled, nagu öeldakse, veel moodne ka. Nii, läheme edasi. Nüüd me jõuame edasi järgmise asja juurde, milleks on siis, et kalastada saaks, on vaja sul kindlasti ju jääpuuri. Jääpuurid siis jagunevad jälle 2 rühma. On tavaline, ehk siis füüsilise augu tegemisega, kui ka tänapäeval moodne akutrelliga jääpuur. Et siin on see adapter, siia käib siis otsa akutrell ja siis lajatad need augud sisse. Et jalad ka soojad kuivad oleks, soovitan ka neid kergeid lumesaapaid, see on see PV-jaam ja mis materjal meil ta on, kui see on kerge. Nüüd me jõuamegi siia seina juurde, kus on siis peibutised vastavad. Sikuskid, püssikutid, mina kui paadunud kohakütt ütlen, toon ühe oma lemmikulandi nimega Westin F360, millega olen siin viimased aastad väga edukalt Lämmijärvel kohasid ja saake saanud. Pluss ahvenapüügiks tänapäeval 2 talve tagasi väga hästi toimisid, olid saltid. Westini salt ka väga toimiv lant, tegelikult on ta mõeldud jõeforelli püügiks, aga meie püüame talvel jääaugust. See on Ameerika lant. Siis igasuguseid tarvikuid, jääpurid, terasid, libeduse vastu jäätallad, kongid, abivahend, auk läheb sulpi täis, siis võetakse jääd välja jääkulbiga. Seinast seina valik, igasugused moodsaid ja veel moodsamaid tegijad, sikuskaid, põiklante. Kui nüüd ümber keerame, siis me näeme siin on taliõngesid, on kirbuõngesid, sikuskiõngesid ja nii edasi. Nii, jõuame korraks veel siia tagasi. Lühidalt, see oli praegust lühikokkuvõte. Mul on olemas ka rakendatud õnged, millel juba kirbud ja värgid on küljes, pane ainult ussikene külge ja anna minna. Siis veel viimaseks tahaks ära märkida ka ohutuse. Ohutus on siis võib-olla vaatad isegi kõige number 1, mis selle talipüügi ja muu juures oleks. Et kõigepealt, kui lähete kuhugile veekogule ja veel esimesele jääle teha eelluuret püügipaika, kas on mingid allikaid, sissetuleku, jõgesid, olesid või väljamineku ja võimalusel minna kindlasti kaaslasega. Esimese jää puhul alati tasuks kaasa võtta ka naaskid. Teavita ja pluss seda, et alati kui lähed kuhugile talvisele püügile, teavita kodus, et kus sa oled ja miks sa oled. Ja veel kõige viimaseks, oska hinnata ohtusid. Kui näed, et kuskil lumi ja seal on tume laik, siis tähendab midagi on selle mäda ära sinna tüki. Ja kiired kokkuvõtlikud hetkel see ongi kõik esimese talvepüügi kohta. Ja.